Teemu, ma palun sind ja ka Martinit siia ette ja nii kaua kui esimeste ridade 20 ja enam aastat töötanud projektijuhid mõtlevad küsimusi välja, siis Kaljorka mehed sealt, need noored seksikad. Kas pole seksikas värk, ka? Nendest noortest meestest peavad sirguda lähitulevikus nii Tallinna Tehnikaülikooli kui ka Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud ja timmitud ehituse tugirühma ja vast loodud PIM kompetentsikeskuse superkonsultandid, oma Eesti mehed maailma tasemel. Nii et õppida. Aga nüüd küsimused, palun. Palun. Et teatavasti Majandus-Kommunikatsiooniministeerium on alustanud uue ehitusregistri programmeerimist või loomist. Et millised oleks teie soovitused ministeeriumile selle registri loomiseks? Kes vastab? No, julged mehed. Ministeeriumi esindaja on siin. Eile ehituskonverentsil 2010 oli see sama teema üleval ja nad küll mainisid, et see ehitusregister peaks kindlasti võimaldama nende 3D mudelite kasutamist, et aeg on sellest 20 protsessist natuke edasi liikuda. Ühesõnaga see ehitusinforegister peab kindlasti suutma neid mudeleid vastu võtta. Suutma mudeleid vastu võtma, suuta paberkandjal pabereid vastu võtta. See register peaks kindlasti suutma automatiseerida nende erinevate institutsioonide kooskõlastusprotsessi. See register peaks suutma avalikkusele, ma leian, teha need mudelid mingil määral kättesaadavaks, kui see ei ole vastuolus turvalisuse kontrolli või riigisaladuse või millegi sellisega. Ja see register peaks nagu pidevalt muutuv ja selline dünaamiline olema, et ma ei ole isegi selle protsessiga nii palju seotud olnud, et kas ta nüüd võtab neid samu IFC mudeleid vastu või ta võtab neid originaal Tekla mudeleid vastu, no ma ei kujuta hästi ette, kuidas mingi 800 megane mudel sinna registrisse laetakse, et see ei ole nagu väga mõeldav, aga ta peaks tõenäoliselt selle IFC põhine olema ja võimaldama siis mingid lihtsamaid päringuid online'is kohe teha. Kas vastus oli korrekt? Palun, järgmised küsimused. Mul oleks küsimus Martinile, et sa rääkisid nüüd EA-ringis on teil nagu kõik eri osad ja kõik teete büroos sees, et kas sa nüüd PIM-i modelleerimisel kujutad ette, et kõik töötavad lahus? Kas lahus ettevõtted, kus ventilatsiooni teeb üks firma, arhitekt on teises firmas, konstruktor on kolmandas, kas siuke asi üldse jääb ellu? Et ma arvan, et kõik võimalused on olemas, küsimus on selles koostöös. See, kes on firma omanikud, see väga ei mängi liiga palju rolli. Aga ma usun, et me siin hiljem järgmistes ettekannetes, ma vaatasin, räägitakse ka Integrated Project Delivery'st. Ehk siis lääne pool just on väga palju, olen tähendanud seda, et kui hakatakse mingisugust hoonet ehitama, siis pannakse platsi kõrvale püsti hunniks hoiakuid või renditakse büroopind ja tuuakse sinna reaalselt füüsiliselt kokku need erinevad insenerid, kes selle kallal töötavad ja see, et kes neile palka maksab, see ei olegi nii väga oluline, aga just on oluline see, et nad teeksid võimalikult tihedalt üksteise vahel koostööd ja no loomulikult kindlasti need, kes suudavad seda juba kohe ühes majas teha, on selles mõttes eelisseisukorras. Kas rahuldas? Palun, järgmised küsimused. Mul oleks küsimus Tekla kohta, et kus Eestis seda vaadata ja nii-öelda näppida saaks? Unfortunately, we don't have any subsidiary at the moment in Estonia, but after this event, we can discuss about how to buy Tekla licenses or things like that. So we have the nearest office we have in our HQ in Espoo, but we are now reconsidering that how we should adapt to the Baltic countries in generally. But we don't have any representative
in Estonia currently. Ma täiendan seda, et tõenäoliselt sa oled unustanud, et Tallinna Tehnika kõrgkoolil oled sa müünud studentlitsentse 20 tükki. Nii et ja vabandust, ma solvasin vana hea. Et ka Tallinna Tehnikaülikoolis on. Ja see, mida me tahamegi öelda, on see, et me oleme koondamas, kui te loete neid materjale, ja meie PIM kompetentsikeskus ja tööd alustav PIM labor ongi mõeldud selleks, et meie vilistlased või meiega head koostööd tegevad noored insenerid, sõltumad sellest, kas nad on oma inseneripaberid saanud Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist või meilt, võiksid koonduda nende õppeklasside juurde ja hakata, nii nagu küsimus olema, neid asju näppima, eks ju. Nii nagu seda tegi Martin ise kunagi või nagu on seda nii siin kui sealpoolt suurt lompi näppinud Tanel. Palun veel. Palun. I have a question for the Teemu. You were talking about the strategy, and I have read Bauer's book about that strategy, and his book was about strategy in two different ways. It's first way is to be always innovative, and another way is to be and wait for the others. And my question is, what would you recommend for the companies? To be innovative and to be ahead 1 or 2 steps from other companies, or to be more conservative and maybe not so much wasting money or spending money on new technologies and experiments? Yeah, that's good questions, and I think that there is no any right answers exist, and we need to reconsider, and we need to choose. It's a choices, strategies to choices. So we need to consider what our research is, what we are capable to do. But obviously, there is a threat that if we investigate in money, and everybody will copy it. So it's like in other businesses as well. So, yeah. I wouldn't recommend it. It's case by case, so I think it's very complex questions, not implicit, it's explicit question. Yeah. Soovis? Palun, kes soovib veel küsida? Margus? Kõigepealt aitäh härra Vibole, häid soovitusi on alati tarvis. Aga tahaks küsida selle poole pealt, et me oleme siin kõik kuulnud nüüd, et kui palju aega ja raha võiks selle piimimajandusega kokku hoida, et äkki on teil mõni tore soovitus ka, et mismoodi riik võiks toetada ja soodustada piimi kasutamist, et kogu rahvamajandus ka sellest võita saaks ja võiks? Noh, kes? Ma siis alustan. Et no, esiteks kindlasti Riigi Kinnisvara poolt on juba hea algatus ära tehtud selle PIM-juhendi väljatöötamisega. Et ma arvan, et meil oleks vaja midagi just nende standardite, lepingute, protsesside koha pealt, et ma ei tea, kui suur see riigi kompetents täpselt mida ta reguleerida saab, aga just, et nagu et oleks selged raamistikud, mille sees see toimub, et tekiks mingi selline algatus nende väljatöötamiseks ja et keegi siis fasiliteeriks seda protsessi. Ja teine asi on siis igasugune tugi, kas või näiteks läbi ülikoolide spetsialistide koolitamine, kes siis oleksid võimelised kogu seda tarkvara haldama ja kõiki neid tarku programme kasutama. Et see oleks nagu, mis ma oskaks välja tuua. Palun jätka. I can add a few things that actually I showed the case of Senate properties, and Rafael mentioned that as well. So we have already good examples. Maybe we need to, if we want to spread globally wide this kind of success stories, so we need to just do hard work. So I think that there is change already happening. So Arto Kiviniemi told that in UK there is also happening something in the government rights in UK. So this, of course, it needs time. It doesn't happen overnight, and especially in the case of governments and developers' clients, they don't have
perhaps their understanding and the knowledge of the BIM yet. So we need to tell these success stories and do the hard work. So I think there is no any shortcuts. Yeah, thank you. Nii, palun. If I can perhaps just make a comment about the government role. There are two other ways that governments can encourage building modeling and help the economic benefits spread very widely. The one is that it's not only government real estate companies, but construction licensing or permits. Different governments in different parts of the world are considering demanding models for permitting, for getting a license to build. So that is one way very quickly you can encourage the entire industry to develop models and provide them a benefit. And the other way is by developing standards for modeling. A government or maybe a semi-government body who creates standards like the European standards or the national BIM standards in the United States. You can develop standards for how models should be for permitting or for other purposes. So government has a role also in developing, but also in regulation. Aitäh. No nii. Can I add just one good point, Rafael, actually? In Finland, we have sort of a contract agreement, you know, the standardized contract agreement document. It's called the YSE. I don't know, do you have a similar in Estonia as well? So it's very old-fashioned that there is no any considered BIM at all. And of course, we need to get the BIM for that standardized, as you, Rafael, mentioned. That is very crucial part of the implemented BIM. Aga nüüd ma kasutan jõudu. Ühe päeva sisse kindlasti me ei suuda mahutada kõiki neid probleeme ja leida ka nendele lahendusi. Mind väga rõõmustas noore kolleegi sõnaütlemine, Margus, sinu ja sinu kaudu riigi suunas. Et õige koht on selge kasvatada see uus sugupõlv ülikoolides. Ja teha seda väga aktiivses koostöös reaalset tööd tegevate inseneridega, kes on selles valdkonnas juba pikki samme astunud. Nii ehitusplatsil kui konstruktorina või arhitektina. Me tahame lähitulevikus, vähemalt meie kooli katuse all, arhitektid ja insenerid lõpuks ühte nii-öelda patta kokku panna ja hakata keetma sellist suppi, mida oodatakse, eks ju. Rääkimata sellest, et tõenäoliselt peaks Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga koos lõpuks selle loova arhitekti, kes tahab ju niisugust maja, millel pole ühtegi vertikaalset posti teha, aga ta ei oska seda, aga me saaksime teda aidata. Nii et soovin teile jätku leivale ja kohtume täpselt, et päev siis õigel ajal lõpetada. Aitäh sulle, Roode, et esimese päeva poole meiega olid. Soovin sulle edu raskes töös raha välja pressimiseks järgmiseks aastas ja kõigi meeste tänu, kes siin saalis on.